meie omadest on. Siis ma vaatasin eile öösel. Vaatasin seda Kuu-uurija videot. Vaatasin seda Kuu-uurija videot. Tsirkus eestlaste kolmnurgas. Kõik, kes veel ei ole seda videot vaadanud, siis palun vaadake. Ma ei saa seda kahjuks laivis vaadata, kuna siin mingisugune hetk lihtsalt mingi naine näitab tissi, eks ole. Ja ma ei saa seda kahjuks laivis näidata. Ma väga sooviks, et ma saaks, aga kahjuks ei saa. Siis sealt tulenevalt ma soovitan kõikidel vaadata seda videot. See on ikka väga putsis, mis seal eestlaste kolmnurgas toimub. Mingisugune naine, ühesõnaga pikk jutt, sitt jutt, ma võtan kiirelt kokku selle terve video. Mingisugune naine vaatas eestlaste kolmnurgas laive ja talle meeldisid need. Selle peale ta otsustas, et ta teeb ise ka laivi. Pani oma laivi peale, hakkas jooma koos oma sõbrannaga. Ja siis ühesõnaga mingid tema vaatajad ütlesid talle halvasti, et ta näeb kole välja või midagi. Ja siis ta ütles laivis, et ta tapab ennast ära, mille peale kõik ütlesid, et tapa ennast jah ära. Ja siis ühesõnaga see naine läks endast välja mingi, ma ei tea, mingi nuttis seal otse eetris, mille peale kõik said hoogu juurde ja veel rohkem irvitasid üle ja saatsid veel rohkem mingi, et tapa ära ennast, on ju. Ja siis see naine mingi arvas, et ta pani oma laivi kinni, aga tegelikult ei pand ja siis tal ühesõnaga ta pani selle laivi kuskile taha taskusse ja siis ühesõnaga kõndis mööda mingi Tartu linna ringi selle telefoniga ja tegelikult tal laiv käis või midagi. Ja siis inimesed, ja siis oli mingisugune neiu, kes ütles talle väga halvasti, ütles talle veel rohkem, et tapa ennast ära. Ja siis ta nuttis seal ja siis tuli välja, et see naine, kes ütles talle, et ta ennast ära tapaks, on üldse mingi psühhiaatri haige kuskil kinnises asutuses, kus ta vaatab neid laive ja kommenteerib. Ja ühesõnaga, ja siis on teema on see, et ta ise võttis selle laivi kuskilt sealt eestlaste kolmnurgast maha, aga keegi pahatahtlik eestlane oli ta selle laivi juba YouTube'i üles laadinud. Ja nüüd ta kardab oma elu pärast, ta ei julge minna tööle, sest kõik tunnevad ta ära seal, et ta nuttis. Ja nüüd ta ei saa seda videot YouTube'ist maha võtta, sellepärast et see inimene, kes selle sinna üles laadis, see inimene ei ole nõus nagu seda maha võtma. Ja YouTube teda ei saa ka kuidagi aidata, sellepärast et ta ei saa YouTube'iga kontakti. Ja põhimõtteliselt nii lihtne ongi. Ja siis seal käib mingi totaalne bardakk, kus ta mingi nutab, et mingi mulle tehakse liiga ja mulle tehakse liiga, aga ta ise oli nii loll, et ta tegi selle laivi üldse. Ja siis nüüd ongi, kõik teised on süüdi, et tema mingit paska suust välja ajas. Et noh, ma ei oskagi kuidagi kommenteerida seda, kui et jõudu ja jaksu ja better luck next time. Väga jube lihtsalt. Väga fucking jube. Nii. Jah, ja nüüd ta peseb, ta töötab vist kuskil, ma ei tea, kas kuskil kiirtoidu restoranis, ehk siis flipib mingid burgereid, ehk siis prollida on kas kuskil Fastersis tööl või Hesburgeris või Mäkis või midagi sellist. Et ta, jah, muidu ta töötas letis, nüüd ta töötab nõudepesijana tagaruumis, sest ta kardab, et inimesed tunnevad teda ära ja naeravad ta üle. Ja selle asemel, et see asi nagu lihtsalt maha vaibuks ja rahuneda natukene aega, selle asemel ta otsustas, et oleks suurepärane idee minna Kuu-uurijasse, et kui keegi veel tema lõusta ei ole näinud, et ta on loll, siis Kuu-uurija veel nagu paisutab seda üle. Ja siis ikkagi, et ikka kõik eestlased teaksid, et ta on nii loll. Et väga, ma arvan, et siit tuleks kõigi poolt üks väike aplaus teha, et ta on väga tubli, et ta läks Kuu-uurijasse. Ma lihtsalt ei oska midagi öelda. Vend oli veel hiljem laivi teinud. Miks ma ei imesta? Vaat seda Kuu-uurija omaniku videot olen näinud.
seda, sa mõtled seda kuradi eestlaste kolmnurga oma, jaa, nägin. Ma olen näinud seda. see eestlaste kolmnurga admin oli ka mingi väga siuke napisõnaline, ma ei tea, kas ta on ka mingi introvert või milles see teema oli, sest ta ei suutnud mitte midagi ära selgitada seal. et jah, suht cringe oli vaadata. kui ta ei oleks Kuu-uurijasse läinud, oleks inimesed mingi kuu aega ära unustanud selle, see on 100% true. see on 100% true, et ükskõik mis toimub, siis circa kuu aega inimesed unustavad ära ja lähevad eluga edasi, et ei ole mõtet nagu mingi üle paisutada mingisugust paska, et võta üks kuu aega rahunemiseks ja elu läheb edasi. ega see Katrin Lust ka väga adekvaatne polnud oma küsimustega, noh, ta on ka siuke omamoodi, eks ta proovib ka nagu üle paisutada oma asju ja nagu noh, temal on tähtis see, et tal oleks vaatamisi, vaata. Katrin Lustil on lihtsalt see, et temal on tähtis see, et tal oleks vaatamisi, sellepärast et tema palk oleneb sellest. ta on siiski ajakirjanik, eks ole. ta on siiski ajakirjanik. Siis Katrin Lusti kohta nii palju sitta ma oskan veel öelda, et või rääkida, et või noh, mitte sitta, aga nagu noh, tal oli veel see ka ju, et vaata, ta tegi nüüd seda, see oli Kanal 2 vist, ta tegi seda peaministrit või noh, tulevase peaministri seda noh, mis iganes seal oli, mingi debatt pidi toimuma ja küsiti küsimusi nendelt tulevastelt peaministritelt või kandidaatidelt tähenevalt nagu kandidaatidelt, eks ole. see lõpetati ka ära, sellepärast et need peaministrikandidaadid tundsid, et see on lihtsalt üks suur nali ja neile ei meeldi see asi. et noh, ma ei tea. Isto, kas sa oled uues kodus? Ei ole. Vana kodu ikka. Nagu seesama, kus me suvel kolisime ja ehitasime. Lihtsalt uus setup.